Hea Ambla rahvas, minu käes olevast unglas välkuv leek on täna keskpäeval süüdatud Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus. Selle tõid maratoni jooksjad Pärnu Rüütli platsile, kus esmakordselt kuulutati välja Eesti Vabariik. See tuli on pühitsetud Eesti eest võidelnud sõjameeste auks. Täna viivad kindral Johann Laidoneri seltsi noored ja Audru noorkotkad selle paraadilinna Rakverre. Täna on see juba läbinud Sindit, Vändrat, Türit, Paidet, ka Järva-Jaanit ja nüüd on jõudnud see Audru kihelkonna keskusesse. Ambla, vabandust. Täna õhtul viime selle Rakvere Püha Kolmainu kiriku altarisse, kus tuli veedab oma öö ja hommikul ühendatakse see täna õhtul süüdatava muinastulega üheks võidutuleks. Ja president saab selle üle maa jaanituledena laiali saata. Seega on mul kindral Laidoneri seltsi nimel väga hea meel tervitada kohalikku Ambla rahvast võidutulega või mälestustulega. Aitäh! Meie tervitame võidupüha tuld siin Ambla vabaduse ja ausamba juures. Ja meil on väga hea meel, et see tuli on ilusti ja õnnistusrikkalt kulgenud ja läheb siit edasi hoiule Rakvere. Aitäh! Tere ka minu poolt teile. Tervitan teid Ambla vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt. Kõigepealt alustuseks tahaks ma tänada idee autoreid mõttes, et mälestus tuli teekond Tori Rakvere teoks ma saamas. Tänan selle eest, et Ambla, endise kunagise Ambla kihelkonna keskus on üks peatuskoht. Ja aitäh ka selle eest. Ja tere tulemast. Ja ma arvan, et see teekond, mis teil on siiani olnud, on kindlasti olnud rahulik ja loodan, et ka edaspidi tee kuni sihtpunktini kulgeb hästi. Aitäh teile! Suur tänu nende heade soovide eest. Me oleme selle mälestustulega korra varemgi Amblasse jõudnud ja me loodame tulevikus siia jällegi tulla, sest Ambla on paljude teede ristumiskohas. Ja lubage, et minagi soovin kindral Laidoneri seltsi nimel Ambla rahvale head homme saabuvat võidupüha ja head jaani ja kõike head teile ja nägemist. Aitäh! Meil on veel esimene. Teeme natuke ruumi siis neile.